On hea tunne vaadata, kuidas Venemaa nii haledalt kaotab. Aastal 2026 oleme näinud täielikku hoo pöördumist. Muidugi, Venemaa üritab endiselt edasi tungida, proovib, aga ebaõnnestub. Praegu näeme, et Venemaa kaotab kiiremini kui kunagi varem. Hämmastavalt. 16 korda kiiremini, kuna suur kevad- ja suvepealetung on peaaegu seiskunud ning Ukraina jätkab lihtsalt kaotuste tekitamist. Putin ei saa endale lubada selle jätkamist palju kauem. Venemaa on juba murdumispunktis, kuid suur küsimus jääb. Miks ohverdab Putin nii palju sõdureid nii vähese eest? Sa saad varsti teada. Kõigepealt mõned numbrid. 1. Juuli Vene pealetungi kampaania analüüsis avaldas Institute for the Study of War ehk ISW. Venemaa oli oma juunikuu pealetungis nii täielikult läbi kukkunud, saavutamast mingeidki operatiivselt olulisi eesmärke, et suutis vallutada vaid 30,43 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumist. Ühelt poolt on see Putinile hea uudis. Venemaa on jälle plussis. See tulemus tuli pärast 2 kuud, mil Venemaa koges territooriumi netokadusid, kuna Ukraina vastu pealetung vabastas mitmeid olulisi piirkondi. Aga teisest küljest on see vaid 30 ruutkilomeetrit. Ja kui võrrelda seda sellega, mida Venemaa saavutas 2025 aasta juunis, on see tühine kogus. Isegi Venemaa aasta tagasi saavutatud 481 ruutkilomeetrit on üsna nukker tulemus. See on sisuliselt peaaegu mitte midagi nii massiivse tollase pealetungi eest. Aga see, mida me nägime 2026 aasta juunis, on palju hullem. Tegelikult lausa 16 korda hullem. Just nii palju vähem territooriumi on Venemaal õnnestunud. 2026 aasta juunis vallutada võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Ja see näitab Venemaa ebaõnnestunud pealetungi, mille Ukraina peatas juba enne, kui see üldse alata sai. Aga asi läheb veel hullemaks, palju hullemaks. Me ütlesime teile, et Venemaa kaotab oma pealetungi hoogu 16 korda kiiremini kui eelmisel aastal. Mida me selle all mõtleme? Vastus peitub julmas kombinatsioonis venivatest viivitustest ja hüppeliselt kasvavatest kaotustest. Institute for the Study of War and Metal on Venemaa territoriaalne edasiliikumine aeglustunud lausa 16 korda. Aga siin on kõige rabavam osa. Kuigi nende edasiliikumine on peaaegu peatunud, maksab iga vallutatud kilomeeter neile nüüd 16 korda rohkem verd. 2025 aasta juunis kaotas Venemaa iga vallutatud ruutkilomeetri kohta keskmiselt 68 sõdurit. Aga 2026 aasta juunis, hoolimata vapustavast 39 490 kaotuse arvust, ei suutnud nad peaaegu üldse territooriumi vallutada, mis tähendab, et nüüd kaotavad nad rekordilised 1298 sõdurit iga ruutkilomeetri kohta. Putin üritab endiselt vahetada verd maa vastu, kuid Ukraina on sundinud hinna 19 korda kõrgemaks rünnakul, mis edeneb 16 korda aeglasemalt. See on hullumeelsus. See pole kindlasti jätkusuutlik ja pole ka nii, et Venemaa oleks ohverdanud kõik need sõdurid, et kuidagi läbimurdeni jõuda. ISW toob välja, et enamik Venemaa edusamme. 2026 aastal on seni toimunud Konstantinivkas, mis on Donetski kindlusvööndi lõunapoolne tugipunkt. Selles linnas saavutatud edusammud moodustasid 77% kõigest, mida Venemaa suutis oma armetu juunikampaania jooksul vallutada. Ja kui arvestada infiltraatoreid, siis on Vene vägesid kohal 37% linnast. See protsent on palju madalam, kui me jätame infiltraatorid arvestusest välja ja arvestame ainult neid linnaosi, mida Venemaa otseselt kontrollib. Peame meeles, et Venemaa sisenes esmakordselt Konstantinivkasse 2025 aasta oktoobris. Umbes 3 aastat kestnud võitlus on andnud umbes kolmandiku linnast, kui me oleme helded hinnanguga. Aga see kõik tähendab, et Venemaa on sisuliselt ummikseisus kindlusvööndi lõuna tipus ning on selle positsiooni saavutamiseks maksnud tohutut verehinda. Putin on maru vihane. Ta oli seadnud kogu kindlusvööndi kokkuvarisemiseks tähtajaks 2026 aasta septembri, kuid tema sõdurid rabelevad endiselt ühes 4 seda vööndit moodustavast linnast ja nad edenevad seal vaevu. Putin arvab, et tal on sellele kõigele lahendus. See septembri tähtaeg. Nihutame selle 31 detsembrile. See on kindlasti piisav, eks ole, Putin? Mõni lisakuu armeele, mis edeneb nii aeglaselt, et isegi laiskloom tunneks piinlikkust, peaks kuidagi kiirendama edenemist nii palju, et kogu kindlusvöönd järgmise 6 kuu jooksul kokku variseb. Selle kohta on ainult üks sõna. Rumal. Aga see on ju alles 15. kord, kui Donetski tähtaega edasi lükatakse. Jeesus Kristus, Putin. Sa seadsid 5 neist tähtaegadest 2022 aastal, 2 2023 aastal, 2 2024 aastal ja veel 3 2025 aastal.
Nüüd oled sa lisanud veel 3 2026 aastasse, pärast seda, kui ütlesid 31 märts ja 1 september. Igaüks teine oleks vaadanud seda läbikukkumiste määra ja näinud, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, Donetsk on kõva pähkel ja Putini tähtajad ei tähenda absoluutselt mitte midagi. Mis puudutab Ukrainat, siis iga Vene läbikukkumine, mida me näeme, võimendub veelgi Ukraina rünnakukampaaniaga, mis lisab Moskva kannatusi. See kampaania, mille käigus Ukraina on kiirendanud süvarünnakuid Vene territooriumile ja lisanud oma arsenali keskmaa rünnakud. 2026 aastal teeb tohutut kahju masinavärgile, mis toetab Venemaa edasitungi katseid. Jällegi, juunikuu numbrid on tohutud. Ukraina korraldas juunis 303 keskmaa rünnakut Vene sihtmärkide pihta, mis on 93 võrra rohkem kui mais kokku. Venemaa kaotas kuu jooksul 12 867 kütuseveokit ja kütusepaaki, mis on 4 korda rohkem kui 2025 aasta juunis kaotati. Lisaks 2053 suurtükisüsteemi, võrreldes 1243 ka 2025 aasta juunis. Kogu okupeeritud aladel on Vene logistika häiritud, mis kurnab eesliini vägesid, kes üritavad, kuid ei suuda saavutada olulisi edusamme. Venemaal endal tabas Ukraina juunis naftataristut ja sõjalisi sihtmärke. 41 erinevas Venemaa Föderatsiooni piirkonnas, sealhulgas Moskvas. Paljudes neist piirkondadest on nüüd kütusepuudus, samuti Krimmis, mida eraldatakse Venemaa mandriosast ja okupeeritud Ukrainast jõhkra kampaaniaga, mille eesmärk on okupandid ebaseaduslikult annekteeritud poolsaarelt igaveseks välja tõrjuda. Selline näeb 2026 aasta tegelikult välja Putini ja tema Ukraina vastase sissetungi jaoks. Kahetsusväärselt aeglane edasiliikumine Ukrainas ja riik, mis on leekides, sest Ukraina on arendanud võimekuse, mille olemasolu Putin ülbel kombel eeldas, et neil kunagi ei ole. Ainus tee põhjast on ju ülespoole, eks? Putin, nagu sa arvaksid, et oled juba põhjas. Jah, kuidagi läheb Venemaal veelgi halvemaks, kui see juba seni jagatu põhjal paistab. 1 juuli raportis teatas strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS, et Putini sõjakulud Ukraina vastu, nii elavjõu kui ka raha osas, paisuvad kontrollimatult. Ja kõik see toimub ajal, mil Venemaa pealetung on taandunud nii aeglaseks, et see on nüüd üks aeglasemaid kogu viimase sajandi sõjaajaloos. CSIS väidab, et Venemaa on kandnud hinnanguliselt 1,4 miljonit kaotust kampaanias, mis on seni hõivanud vaid umbes 20% Ukraina territooriumist. Enamik neist edusammudest saavutati sõja esimestel kuudel ning see 20% hõlmab ka Krimmi, mille Venemaa varastas 2014 aastal. 1,4 miljonist kaotusest hinnatakse kuni 450 000 olevat CSIS-i sõnul pöördumatud kaotused, mis tähendab, et nad on lahingus hukkunud. Paljud haavatutest ei suuda kunagi lahingusse naasta, vähemalt mitte mingilgi olulisel määral. CSIS-i sõnul on sellised arvud kaasaegse sõjaajaloos pretsedenditud. Kohe selgitame, miks see nii on, aga enne seda väike meeldetuletus. Te vaatate The Military Show. Selliseid saateid tuleb veel palju, nii et kui saate meie kanalilt väärtuslikku teavet, ärge unustage tellida. Seega tegi CSIS võrdlusi Venemaa Ukraina sissetungi ja teiste kaasaegsete sõjaliste ettevõtmiste tulemuste vahel. Tulemused ei olnud need, mida Putin kuulda tahaks. Venemaa kaotuste määr Ukrainas tähendab, et nad on kandnud 4 korda rohkem kaotusi kui USA sõjavägi kõigis sõdades, mida nad on pidanud pärast teist maailmasõda. See hõlmab ka Korea ja Vietnami veriseid konflikte, mis mõlemad nõudsid USA-lt suuri ohvreid ning viimase puhul ei suudetud saavutada Ameerika eesmärke. Venemaa Ukrainas saab 4 korda rohkem kaotusi, kui USA on saanud üle 80 aasta kestnud sõdades. Mis Putinit tõeliselt salvab, on see, et mees, kes nii meeleheitlikult tahab Venemaad tagasi viia tema arvates Nõukogude Liidu hiilgeaegadesse, saaks täieliku läbikukkumise eest häbistatud just nende juhtide poolt, keda ta soovib jäljendada. Venemaa kaotused Ukrainas on 9 korda suuremad kui Nõukogude Liidu ja Venemaa ühised kaotused pärast teist maailmasõda. Kordan, seda 9 korda suuremad. Kui Putin tahab, et tema pärandiks oleks Venemaa taastamine Nõukogude Liidu aegadesse või mõnda teise väidetavalt hiilgavasse perioodi Venemaa ajaloos, siis ta ebaõnnestub. Ja Venemaa jaoks lihtsalt ei lähe asjad paremaks. United 24 meedia teatel kaotab Venemaa 2026 aastal 30 000 kuni 34 000 sõdurit. Kui lisada siia ka juunikuu andmed, siis saab Venemaa jaoks kaotuste arvuks juba peaaegu 40 000, mis on nende jaoks liiga suur. Neid kaotusi ei korvata uute lepinguliste sõduritega. Venemaa värbab vabatahtlike kiirusega. 27 000 inimest kuus, mis tähendab, et Ukraina vähendab iga mööduva kuuga Venemaa elavjõu ülekaalu.
Mõnes rindelõigus kaotab Venemaa nüüd 8 sõdurit iga Ukraina 1 sõduri kohta, lisab CSIS. Ja edenemistempo võtmealadel rindel on väga aeglane. Konstantinivkas, mida te ehk varasemast mäletate, liigub Venemaa edasi kiirusega 50 meetrit päevas, mitte kilomeetrit, vaid meetrit. Enamik inimesi suudaks selle vahemaa läbida 10 sekundiga või kiiremini. Pokrovski piirkonnas liigub Venemaa edasi kiirusega 70 meetrit päevas ning nende parim tulemus on Slovjanski sektoris, kus edenetakse 90 meetrit päevas. Me pole selliseid numbreid näinud alates Sommi lahingust esimeses maailmasõjas. Ja see ei ole miski, mille üle Putin peaks uhkust tundma. Ukraina droonide eelis hakkab siin tõesti vilja kandma. CSIS ütleb, et Ukraina tehisintellektil põhinevate ja autonoomsete süsteemide kasutamine mängib suurt rolli nende Vene läbikukkumiste juures, mida me praegu lahinguväljal kõikjal näeme. See on eriti suur põhjus, miks me näeme seda 8-1 kaotuste suhet, mida mainitakse. Putin üritab endiselt oma sõdureid edasi suruda, samal ajal kui Ukraina täiustab tehisintellekti droonide ja autonoomsete relvade kasutamist, mis võimaldavad neil hoida oma sõdureid rindest eemal, kuid samas põhjustada suuri kaotusi vastasele. Venemaa üritab vastata omaenda tehisintellekti arendamisega. 3. juuli. Pravda raporti kohaselt on Venemaa alustanud tehisintellektiga varustatud droonide massilist kasutuselevõttu Zaporižjas, mis on ilmselge murekoht, isegi kui see toimub alles kuid pärast seda, kui Ukraina on juba kogunud tohutu varu tehisintellekti droone Venemaa ründamiseks. Aga tundub, et Venemaa jaoks on see liiga vähe ja liiga hilja. Ukraina droonide eelis aina kasvab. Rindel on Ukrainal FPV droonide osas 1,5-kordne arvuline ülekaal Venemaa ees. Ukraina suudab samuti Venemaaga droonide arvu poolest sammu pidada ja sageli ületab Venemaa droonide arvu oma kaugmaa rünnakutega. Ja samal ajal, kui Venemaa püüab tehisintellekti ja droonidega toime tulla, arendab Ukraina droone, mida saab praktiliselt kõikjalt välja lasta. Me näeme seda CB puhul. See meredroon, mida kunagi kasutati ja kasutatakse siiani kamikaatse rünnakuteks Vene laevade vastu, on nüüd muudetud ka FPV droone käivitavaks platvormiks, millega saab rünnata sihtmärke Mustal merel ja Krimmis. Kõik see on Venemaa jaoks lihtsalt talumatult kulukas. Me näeme seda juba värbamiste arvus. Kui keskmiselt liitus kuus 27 000 vabatahtlikku, siis pärast katastroofilist juunit jääb Venemaal puudu üle 12 000 inimese. Aga me näeme seda ka rahaliselt. Venemaa lähenemine, mille eesmärk oli Ukrainat kurnata, on nüüd lagunenud, sest kuni 90% lahinguvälja kaotustest põhjustavad droonid. Nüüd, nagu The Independent teatab, on Venemaa teel vähemalt 28 miljardi dollari suuruse eelarve ületamiseni oma prognoositavast aastasest eelarvest, kuna sõjakulud kasvavad tohutute kaotuste tõttu kiiresti. Venemaa sõjakulutused jõudsid 2026 aasta esimeses kvartalis uue rekordtasemeni, kui sissetungi peale kulutati 83,2 miljardit dollarit, mis moodustab umbes poole Venemaa kogu eelarvest. Juba. 2025 aasta aprillis väitis Ukraina president Volodymyr Zelenski, et Venemaa on sõja peale kulutanud $1 triljon. Kui sellele summale lisada veidi enam kui aasta jagu kulutusi, on Venemaa nende kvartali andmete põhjal tõenäoliselt kulutanud pigem $1,5 triljonit, kui $1 triljonit Venemaa kaotab rängalt. Kuigi Putini vägedel on õnnestunud juunis olukorda veidi enda kasuks pöörata ja saavutada väikseid edusamme, tulevad need edusammud aeglasemalt kui kunagi varem ja liiga suure hinnaga. Ja see toob meid tagasi küsimuse juurde, mille me video alguses esitasime. Miks ohverdab Putin nii palju oma sõdureid nii vähese eest? Osa vastusest seisneb selles, et see, mida me Ukrainas näeme, on traditsiooniline Vene sõjapidamise viis, ehkki see on selle moonutatud versioon, mis hõlmab pidevat ohverdamist, kuid ei too selliseid tulemusi, nagu Putin oleks oodanud. Emad sünnitavad rohkem poegi. Nii kirjeldab Geneva Solutions Venemaa lähenemist sõjale ja see on tõsi. Sajandeid on Venemaa pidanud sõda, saates lihtsalt sõduri järel lahingusse, teades, et inimjõu ülekaal, mille nad lahinguväljale toovad, on lõpuks piisav, et vaendane üle jõu käia. Peaaegu kõik suured Vene võidud on seotud sadade tuhandete, kui mitte miljonite ohvritega, kuna sellist eneseohverduse kultuuri ühise hüvangu nimel kasutavad ära juhid nagu Putin. Venemaa suur probleem Ukrainas on see, et nad ei pea enam sõda, kus mehi kahurilihana hakklihamasinasse saatmine, seni kuni see umistub, enam ei toimi. Droonid on seda kõike muutnud, eriti nüüd, kui Ukrainal on autonoomsed droonid, mis võimaldavad neil oma sõdureid kaitsta, samal ajal Venemaale suuri kaotusi põhjustades. Siiski on Putin järeleandmatu. Nõukogude mõtlemisega mees, kes ei sobi 21. sajandisse, usub endiselt, et traditsiooniline Vene tegutsemisviis toob talle soovitud tulemused. See on osa põhjusest, miks Putin ei lõpeta oma hukule määratud sissetungi.
kuid selle fatalistliku traditsionalismi taga peitub palju suurem põhjus. Putin ei saa endale lihtsalt lubada Ukrainas kaotamist, seega võitleb ta edasi, kuni ta kas võidab või on läinud. Et mõista, miks tundub, et Putin on mõistuse kaotanud ja on valmis ohverdama kogu Venemaa, et saada Ukraina enda kontrolli alla, peame vaatama, kuidas Venemaa juht oma suurt vaenlast näeb. Putin on meeleheitel, et kindlustada oma pärand, istutades vähemalt uue Vene impeeriumi seemned. Ideaalis saavutatakse see impeerium veel tema eluajal. Ukraina pidi olema selle kõige alguspunkt. Üks Putini väänatud õigustusi tema Ukraina sissetungidele on see, et Ukraina on osa Venemaa endisest impeeriumist, mis ulatub tagasi tsaaride nagu Peeter Suur ja Katariina Suur ajastusse. Sõnad suur kõlavad Putinile hästi ja tema rikutud mõistuses on midagi, mis paneb teda uskuma, et ta võib selle hüüdnime välja teenida, kui tal õnnestub Ukraina allutada. Oma essees venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest väitis Putin, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas, mitte kaks eraldi rahvust, kellel on erinevad kultuurid ja ajalugu. Putin eksib paljude ajalooliste asjade suhtes, aga see ei loe. Ta tõesti usub, et teeb õiget asja nii Venemaa kui ka oma pärandi jaoks ja see teeb Putinist väga ohtliku mehe. Nii ohtlik, et ta saadab sõdureid Ukrainasse seni, kuni neid enam ei ole. Putini arvates on Venemaa jaoks ainult kaks võimalust, kas võit või täielik kaotus. Kuid isegi nende niinimetatud ajalooliste õigustuste taga mõistab Putin, et tema enda jaoks on Ukrainas samuti ainult kaks võimalust, kas võit või täielik kaotus. Putin on lõksus. Ta hakkab mõistma, et Venemaa ei suuda Ukrainas võita, vähemalt mitte tema eluajal. Aga ta teab ka seda, et ta peab end asetama olukorda, kus ta ei saa endale lubada kaotust. Aastakümneid on Putin teinud suurepärast tööd, kaitstes end režiimi muutuse eest. Olgu selleks siis Venemaa oligarhide kontrolli alla võtmine või info liikumise piiramine riigis nii, et Kremli propaganda valitseb kõike. Aga nüüd hakkab ta kontrolli kaotama. Üle 4 aasta kestnud võitlus ei ole toonud seda, mida Putin lubas, ning Ukraina näib ainult tugevamaks muutuvat. Kui moskvaalased vaatavad, kuidas Ukraina droonid nende kohal lendavad, ei suuda isegi kõige tugevam propaganda varjata tõsiasja, et Putin on toonud sõjad omaenda territooriumile. Ainus väljapääs Putinile on nüüd võit Ukrainas. Taganemine avab ukse rahulolematusele. See tekitab küsimusi, viha ja annab võimalusi neile, kes varjus ootavad, noad teritatud, et haarata võimalusest Putin kukutada ja võim enda kätte võtta. Putin on muutunud meeleheitlikuks ja see teeb ta ohtlikuks nii oma rahvale kui ka Ukrainale ja ülejäänud Euroopale. 3. juulil teatas Telegraph, et USA eksperdid on hoiatanud Poolat, et Venemaa plaanib Poola territooriumil tõsist eskalatsiooni. Taktikaaliselt võiks see olla mõistlik, kui Venemaa poleks Ukrainas nii palju oma sõjalist jõudu ära kulutanud. Euroopast on saanud Ukraina tagala selles mõttes, et just läbi Euroopa liiguvad lääne relvad ning tänu Ukraina partnerlustele toodetakse nüüd paljusid relvi, mille Ukraina ise välja töötas. Poola, mis piirneb Ukrainaga, on ilmselge valik kõigi nende relvade läbipääsuks, mis seletabki Putini huvi eskalatsiooni vastu. Aga see ei ole tegelikult mingi taktikaline meistrikäik. Poola on NATO liige. Putin teab, et igasugune eskalatsioon selle territooriumil, mis läheneb otsesele rünnakule, viib 5. artikli käivitamiseni. Aga ta on meeleheitel. Ukraina on tõestanud, et Putinil ei ole seda, mida on vaja, et milleski suureks saada. Nii et tema viimane võimalus võib olla sõja alustamine, mis haarab kogu Euroopa ainult selleks, et omaenda läbikukkumisi varjata. Kui Putin oma plaanid ellu viib, läheb verevalamine ainult hullemaks. Väsinud Vene armee saab hävitatud. Ukraina tundub selle kõrval nagu piknik. Kui Putin ei suuda saada suureks, siis saab temast mees, kes hävitab Venemaa, alustades sõda, mis kestab kauem kui tema eluiga. Mida me praegu reaalajas näeme, on Putini impeeriumi surm. Tükkhaaval libiseb see impeeriumi visioon Putini käest. Ja see on kõik Ukraina teene. Isikliku hiilguse jaht on juba läbi kukkunud. Venemaa on Putini juhtimisel lahinguväljal nõrgem kui kunagi varem ning tema piirkondlik ja globaalne mõjuvõim on kokku varisenud. Vaata meie videot, et rohkem teada saada. Me süveneme sellesse pärandisse, mille Putin on endale tegelikult kindlustanud. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie kajastusi Venemaa pidevatest läbikukkumistest Ukrainas. Ja aitäh vaatamast!